ma just sõin selle terve paki lihtsalt Pringlesseid ära sellepärast, et ma tahtsin. Vaata, nüüd mul on halb olla. Ja ma vaatan My Hitsi mingi seda järjesaadet. Päris äge. Aga ma tegin rasedustesti ja ma ei julge vaadata. Mingi tund aega on möödas juba. Ja ma olen seda ühe korra juba teinud. Ja siis ma ei olnud rase. Aga nüüd ma tunnen kuidagi, et nagu oleks, mulle peaks olema täna esimesed päevad. Aga neid ei ole veel. Ja ma ei tunne, et ka et tuleks, nii et ma olen suht scared. Sest nagu see asi on hirmutav. Aga ma tahan. Seega läheme vaatame. Miks mul siit kõik punane on? Nagu ikka, lähme. Ma ei julge vaadata. Ma ei julge vaadata. I'm so scared. Ma ei julge vaadata. Ma ei julge vaadata. See on minu ees siin praegu. Kukkus pealt ära. Selles suhtes ma olen nii elevil. Ja kui see on negatiivne, siis ma olen nii masenduses raudselt. Nagu, oot. Siin on 2 triipu, üks on heledam ja üks on tumedam. Holy shit. Oh my god, mul süda nii taob. Okay. What the heck? Ma näen eriti ilus välja. Sorry. Ma natuke proovisin maha rahuneda. Ma võtsin prügikastist selle paberi välja, sest ma pean kontrollima, et kui 2 triipu nagu on, siis ikkagi on nagu õige asi. Ja sest ma olen lugenud, et isegi kui see teine triip nagu heledam on, et siis on nagu ikkagi on ju. Aga noh, mis ma siis teen, on ju? Mis mõttes nagu, mis ma teen? Nagu ilmselgelt ma tahan ju last, on ju. Ma ei oska mitte midagi. Okei, ma olen vist natukene saanud siin oma sõbrannaga rääkida. Ma ütlesin muidugi oma sõbrannale kõige esimesena, et ma räägin temaga kogu aeg kõikidest asjadest ja iga sekund, iga kell, iga päev. Nii et märks aitäh, et sa mul olemas oled. Ma hakkan jälle nutma. Igastahes viimased paar päeva on olnud suht nagu up and down mul mingi emotsioonid ja asjad ka. Et ma ei saa telekat üldse vaadata näiteks. Ma lihtsalt mingi hakkan ulguma iga asja peale. Mingi koer eriti. Kellegi läheb hästi, kellegi läheb halvasti, ma kogu aeg ulun. Et ma ei tea, millest see tuli, aga noh, ma tunnen, et mul nagu emotsionaalselt on nagu väga üleval ja all see seis. Ma ei tea isegi, kas ma seda videot kunagi üles panen või mitte, aga ma teen selle. Ja ma arvatavasti postitan selle hiljem, sellepärast, et algselt on vaja ikkagi 3 kuud mööda saata, et siis on nagu
aru saada, et kas lapsega on kõik korras, et ära ei katke või midagi sellist, et tuleb ikkagi kindel olla ja enne seda nagu arusaadavalt ma ei taha nagu midagi kuskile välja hõigata. Aga üks minu suurimaid hirme kindlasti, ma ei tea, miks mul see oli või millest see tuli, oli see ka, et kas ma jään üldse rasedaks või ei jää, on ju. Aga selles suhtes ma arvan, et kõik tüdrukud, kes tahavad rasedaks jääda, need ikkagi kardavad mingil määral, et nad ei jää ja igasuguseid selliseid asju, et on igasuguseid erinevaid variante, miks ei jää rasedaks ja mõnikord on niimoodi, oled täiesti terve, mitte midagi ei leita ja siis on niimoodi, et proovid 5 aastat ja mitte midagi ei saa. Ja me Kaspariga oleme niimoodi praegu proovinud, et oleme eelmine kuu proovisime, aga me ei teinud täpselt niimoodi ka nendel õigetel päevadel, kuna pidi tegema vaid niimoodi niisama, et ja siis teine kuu proovisime veel ja siis tegime nagu õigetel ovulatsioonipäevadel ka nädal enne ja samal päeval ja siis asi toimis ja loodetavasti jääb ka toimima. Ja selles suhtes minu üks suurimaid hirme on nii-öelda kadunud, et ma ei jää rasedaks, sellepärast et see on juhtunud. Ja ma olen väga õnnelik selle üle, et mul suur kivi langes südamette. Ma tean, et see on võib-olla natuke imelik minust mõelda, et miks ma ei peaks jääma või niimoodi, aga noh, ma ei tea. Kuidagi see minu sees on niimoodi kuidagi välja kujunenud, et ma olen seda arvanud, et mul läheb see asi väga raskelt või niimoodi. Aga ma loodan, et kõik läheb hästi ja Kaspar ei tea veel, mitte keegi ei tea veel, mina tean ja minu kallis Merka teab. Ma tahtsin kindlasti seda videot teha just seda reageerimist, sellepärast mulle endale nii meeldib vaadata neid rasedusvideosid nagu algusest peale lõpuni ja nagu mis kõik vahepeal on ja kui sa lapse kätte saad ja siis see sünnituse osa. Et minu jaoks on see päris põnev olnud ja ma olen mingi aasta aega just jälginud selliseid YouTubereid, kes nagu sünnitavad ja räägivad sellistest asjadest ja värki-särki, et minu jaoks oli see väga-väga huvitav, et ma usun, et teie seas on ka kindlasti sellises vanuses tüdrukuid, naisi, kes tahavad rasedaks jääda või nagu huvitab selline asi, siis ma tahaksin nagu oma kogemust teiega kindlasti jagada, et võib-olla tuleb see kasuks, sest nii palju, kui mina olen neid videosid vaadanud, olen ma väga palju targemaks saanud. Nii et selles suhtes, et hakkab nalja saama, sest ega ma ei tea, kust isegi alustada. Ma elan Tallinnas, mul on perearst Tartus. Arvatavasti ma pean kuskile haiglasse 6 aja pärast minema, ma sain nii palju teada. Ja loodetavasti läheb kõik hästi ja ma hoian teid edaspidi kursis. Et jah. Mõtlen seda, et kui mu laps peaks kunagi seda videot vaatama, siis jah, ma olen su emme ja tere tulemast siia maailma. Oh, jah, ma olen vana juba tõesti.